No nii sõbrad, märts hakkab kohe läbi saama ja no milline kuu meil on olnud. Selle kuu jooksul on meil siis olnud 1, 2, 3, 4, 5, 6 videot põhikanalil. Praktiliselt 3 videot pluss siis see video ehk siis 4 videot teisel kanalil. Põhikanalil selle kuu jooksul peaaegu 1 miljon vaatamist. 8,2 miljonit nägid meie thumbnaili. Sellel kanalil 100 000 vaatamist ja üle 1 miljoni siis impressioni. Ja üle 3000 inimese subscribe'isid siis seda mõlemat kanalit. Ja sellel kanalil saab ka kohe 20 000, nii et kui sa ei ole veel AZ and Chilli subscribe'id, siis tee seda kohe praegu. Ja kui see kogu raske töö ei ole like'i väärt, siis ma ei tea, mis on tõesti. Ja no see on ideaalne näide ka sellest, et kui sa siis kunagi peaksid skandaali sattuma, et kuidas seda kõike siis ka ära kasutada. Ega nad niisama ei ütle, et halb press on ka hea press. Aga täna, nagu ma lubasin, siis Twitteri teisipäev, mis ma loodan hakkab olema selline regular series meie kanalil siin. Pärast eelmist videot hakkas mul Twitter rõvedalt huugama. Väga palju tag'isid mind, kirjutasid mulle eraldi veel Instagrami, kes ei julgenud tag'ida. Nii et täna vaatame siis, mis selle nädala jooksul Twitteris juhtus ja kuidas siis nad reageerisid sellele videole, mis ma tegin. Andrei Sevakin, ma tahan ka su videosse, mis ma tegema pean? No palju õnne, sa oled mu videosse, ega sa midagi erilist ei pidanudki tegema. Öelge, et pole sama soeng. Kusjuures me saime oma 3000 like'i täis, nii et ilmselt see soeng jääb. Aga ühesõnaga mind siin on siis võrreldud Marpsiga. Ma ei tea, pigem ei ole vist sama või ma olen lihtsalt pime või? Ühesõnaga, teie otsustage. Andrei Sevakin, sa oled Man Unitedi fänn, eks? Mis on su lemmikmäng, mis sa näinud oled? No ma olen terve elu ikkagi Manu supportinud ja mul on õnnestunud isegi paari mängu käia koha peal vaatamas. Ja ma arvan, see mäng, mis me käisimegi koha peal vaatamas, oligi mu lemmikmäng. See oli siis kui Manu võitis vist mingi 5-2 või seda Midgetlandi, mis oli siis ka Marcus Rashfordi debüüt. Nii et ma võin jällegi weird flex, aga ma võin öelda, et ma olen Marcus Rashfordi debüütmängu näinud Manu eest. Ja no üldse selles mõttes see oli nagu ideaalne mäng, mida koha peal vaadata. Seal nagu toimus kõik ja ma mäletan, Depay pani hullu seal ja no see oli päriselt äge kogemus. Ok, enam ei saagi loll iba tweetida pärast oled Seva videos. God damn. No see oli vist see põhiteema, vaata, et pärast seda videot siis suht paljud ikkagi kirjutasid ja rääkisid, et kuule, et nüüd ma ei saagi enam midagi tweetida, muidu mul hakkab lihtsalt piinlik, vaata. Aga no võib-olla see on hea ka, vaata, teeme Twitteri nagu paremaks paigaks, on ju. Aga mulle meeldis, et ta ei tag'inud, vaata, mind siit ära ja siis mingi vend lihtsalt tegi seda tema eest. Ega ta niisama ei loe, ainult siis, kui Andrei Sevakin tag'ida, siis võib sattuda. Nii et palju õnne. Ja siis muidugi reageeris see sama tüüp, kes eelmises videos oli, see Nathan, on ju. Ta kirjutas, ei, Sevakin tegi mind nii siis. Ja siis ta oli veel mitu tweeti. Mees läks mu Instagrami lihtsalt. Nii naljakas, tegelikult ma võtsingi terve Twitteri eest kuuli lihtsalt. Aga no sellega ongi see, et keegi ikkagi peab take one for the team. Üldse ei näinud seda tulemas Andrei Sevakin. TV3 majale tehti uudiste saatajale pommi ähvardus duubel õhtune vahetuse ära. No see ei ole üldse, selles mõttes see ei ole naljaks. Me oleme siin me oleme duubli ole siin nalja teinud päris pikalt juba, on ju. Aga no see, et tehakse lihtsalt pommi ähvardus ja lihtsalt kogu asi jääb kinni selle asja pärast, siis no see ei ole üldse naljakas ja see ületab kõik, no absoluutselt kõik piirid selles suhtes. Aga nagu ma aru sain, see oligi vist loll nali või ma ei kuulnudki enam nagu uudisid selle kohta, nii et andke mulle teada, kuidas see asi lahenes. Naised, tahaks endast pikemat meest. Andrei Sevakin. No täpselt nii ongi, no. Alati kui keegi AZ kirjutab, ma oletan, et nad räägivad Azealia Banksist. No ka variant, mis meil siis eelmine kord nimetamata jäi. Aga mul eeldis see inimese vastus sellele tweetile, et mitte AZ jälle problemaatiline olemas. Need AZ-id ikka tekitavad väga palju probleeme viimasel ajal. Andrei Sevakin, no ei saa mina enam seda pilti peast ära. Kas ma ainus, kes nii arvab? Ja siin on lihtsalt pilt, kus on mind siis selle uue soenguga võrreldud Justin Bieberiga. Ja Justin Bieber, ta on siin mingi 14, 15 või. Ma väga nagu sarnases ei näe, lihtsalt soeng on ettepoole toodud nagu. Nüüd andke jällegi teada, kas on sarnane või ei ole. Ma ei julge midagi tweetida, äkki Zev tärn. Mulle meeldis, kus ta siis minu nime lõpu asendas tärniga, et ma jumala eest seda üles leiaks. Aga ühesõnaga Sevakin video pärast ja mu vend näeb mu Twitterit ja kuidas tweetisin sellest, et ema ta tasku tussu leidis. Saan tappa ju. Ja no mis te arvate, kas siis keegi tag'is mind selles? Muidugi. Andrei Sevakin, mille peale siis tweedi autor vastas, et käi perse. Armastan Twitterit lihtsalt. Aga no selle neiu vend, ma arvan, ei ole midagi vaja häbeneda.
kõik perioodid tuleb läbi elada lihtsalt, mõtlen selle peale. Andrei Sevakin näeb uue soenguga kuidagi ilusam välja. No jälle see sama tweet, ma ei suuda seda tõsiselt võtta. Aga no kui sa seda tõsiselt mõtlesid, siis aitäh sulle. Aga no ma ei tea, minu ema ütles küll selle peale, et tal vererõhk lihtsalt tõusis, kui ta nägi mu uut soengut. Nii et ma ei tea, mida uskuda enam. No. Andrei Sevakin, su video on lihtsalt kõige paremad, mine või hulluks pauhti ja piisab, eks ju. Ega siin mingid naljavennad pole selles suhtes, kedagi muud ei kannata vaadata selle YouTube'is, kus siin full pasakates. What? Full pasakates, kui sa videoid vaatan, suudad alati naerma panna, jõudu ja jaksu mees, no. Aitäh sulle, aga no ma muretsen su pärast, kui sa full pasakates oled nagu. Anna aadress ja ma saadan veits pampersid sulle ka igaks juhuks, no. Sevakin nagu naised, tuli kiirelt, läheb kiirelt. #Andrei Sevakin, #hale. No, kubujuss, kas sul on naistega kõik hästi? Nagu siin sa panid rohkem endale puid kui mulle. Loodame, et sul tulevikus ikkagi pikemaks ajaks ka naine jääb, no. Mis värk sellega on, et Sevakin kavatseb tweetidest triikäppe teha? Äkki mõni mu mõttetu tweet saab ka kuulsa? No, palju õnne, sa oled mu videos, aga minu küsimus on see, et mis asjad need fanpage'id on? Palun seletagi, ma olen vist nagu millestki ilma jäänud, et ma saan aru, et see on nagu vist mingi K-popi mingi fan-accountid või ma ei saa aru. Ma tean, et fan-accountid on nagu kõige suuremad üldse maailmas, need BTS või Blackpink või mis seal on, ja mäletan isegi, kui vist Killing oli vist mingisuguse video pannud Insta stories, ta tegi BTS-ile siis mingit beat'i ja no see oli ebareaalne, mis seal Twitteris hakkas toimuma nagu. Kuidas hakati sellest arutama ja kuidas hakati kohe nagu Killingut kas kritiseerima või preisima, ja nii et pigem see on ikkagi mingi suur teema. Palun valgustage mind selles osas. Kes kurat on Andrei Sevakin üldse? Mõttetu poisike. Kui su päev algab kenasti, aga siis saad teada, et Andrei Sevakin kasutas su tweet'i enda videos. No see oli vist see samune, kes ütles, et me võiks COVID'i saada. Sorry, et ma su päeva ära rikkusin. Ja jälle, vaadake, täpselt vist mingi sama asi. No. Palun, nagu ma palun, lihtsalt seletage mulle. Andrei Sevakin ütles, et ta hakkab seda Twitteri videot tihedamini tegema ja watch me, kuidas mingi pool Eesti Stan Twitter jõuab oma tweetidega tema videotesse. No vist ta räägib siin nendest samudest accountidest, siis, millest ma just mainisin. Ja ta on ise ka vist mingi Stan account, nii et... Aga no, eks me näe seda siis, kas Eesti Stan Twitter jõuab mu videotesse või jõua. Sevakin uus soeng on nagu pühvli tutt. Vaatame, pigem vist on. Kas just nii hull on ka nagu see on ja siin. Kui suures tegelikult mu juuksed kasvadki nii, mul nagu pööris siin, ta lähebki täpselt nagu, ja siis kui ma reaalselt oma juukseid teeks niimoodi, nagu nad mul päriselt kasvad, nagu ma ilmselt näeksiks siuke välja. Kõik kardavad, et satuvad Sevakin videosse või äkki te tibud hoopis loodate sinna saada. Anni-Mari, nagu väga tiip oli see praegu. Sevakin videot vaadates tuleb meelde aeg, kui ise tooteesitlusi tegin lemmikmälestus Sadama Rimis, kui mingi somm küsis, kas mandlipiimas alkoholi ka on. No ma arvan, sommid küsivad lihtsalt iga asja kohta, kas seal alkoholi on. Okay. Aga no ma mäletan ka neid tarkureid, kes lihtsalt kes tulid ligi ja hakkasid lihtsalt mingi täiesti X asju küsima. Mäletan ka, et kui ma tegin neid samusid neid Liptoni asju, siis mäletan, seal tuli mingi tüüp tuli ligi, lihtsalt hakkas väsitama, et kas sa tead ikka, et kuidas tee valmib? Kas sa tead, kus joodi esimest korda teed? Ma lihtsalt seal mingi tüüt, kas sa tahad teed või ei taha? Teemakohane uus joomismäng Twitteris. Võta shot iga kord, kui keegi mainib Sevakini. Päris aus võtaks isegi osa sellest. Ja lõpetuseks teile siia, et ma ei julge midagi tweetida enam. Äkki ma ka pärast Andrei Sevakini videos. No, Karolin, palju õnne. Sa oled mu videos. Aga mulle meeldis siin vastus, et Luut tahab kuulsaks saada, aga Sevakini videos ei taha ikka olla. Eks see dilemma peabki suur olema, vaat sellest, kuidas muidu on. Aga no tundub, et me selle Eesti Twitteri veits nagu ehmatasime ära, nagu näha. Mis ei olnud absoluutselt mu plaan, aga sellegi poolest ma arvan, et tore, et kui inimesed ikkagi hakkavad kontrollima, mida nad ütlevad. Aga selline oligi siis meie Twitteri teisipäev. Nagu ikka, kui te midagi head näete, midagi naelakad, midagi, kus inimesed mölised üksteisega, tagige mind ja me siis järgmises Twitteri teisipäeva episoodis vaatame need asjad üle. Ja võib-olla siin ka oleks äge mingid kollääbe teha, nagu ma ei tea, kes seal nagu mingid nimed kogu aeg vaata Twitteris nagu käivad läbi. Aga võib-olla oleks päris äge keegi siia nagu actually kohale tuua, siis nagu nendega neid tweete vaadata ja reageerida nendele. Ja tandke teada siis, kes seal Twitteri maastikul siis võiks minuga koos nendele asjadele reageerida. Aga ühesõnaga, mis seal ikka? Ma loodan teile meeldis. Märts on kohe läbi. Ma ei tea nüüd, kas olla õnnelik või nutta.
aga sellegipoolest oli põnev kuu. Nii et egas midagi. Olge tublid ja tšau, paka.